Soojustuse paigaldamise juures on kõige tähtsam see, et soojustus saaks paigaldatud ilma vahedeta. Villa puhul võivad väiksed vahed ikkagi sisse juhtuda, see sõltub töömehest. Kui aga soojustus seina sisse pritsida, siis ilmselt vahed on välistatud. Mida ütled? No täpselt nii ta on. Kui me kasutame pihustamismeetodit, nagu siin taustal on näha, siis sellega me põhimõtteliselt välistame täielikult ära selle, et ei jääks kuskile mingit tühimikku ja tagame täieliku tuulekindluse ja loomulikult ka aurukindluse. Ehk see soojustusmaterjal töötab täpselt nii, nagu ta on ette nähtud. Villa puhul just on see paigaldusmeeste viga või aurutõkke ebapiisav paigaldamine või tuuletõkke ebapiisav paigaldamine. Seda siin me väldime. Tegemist on siis polüuretaan isolatsioonivahuga, lühendatult siis purr-isolatsioonivaht, nii nagu me ise kasutame. Seda paigaldatakse spetsiaalse aparaadiga. Hetkel on siin pihustamise meetodil uus ehitus. Võimalus on siis seinte sisse nii süstida, teha katustele veekindlaid katuseid, vundamente, ebatasased pinnad, nii krohvi alla. Need variante on praktiliselt igale poole. Seal, kus on vaja soojustada, seda me saame ka teha. Siin ei saa põhimõtteliselt eksida paigaldusega, mida võib kahjuks juhtuda traditsiooniliste materjalide puhul. Aga kui tegemist on niivõrd hea materjaliga, siis ma hakkan nagu südames kahtlema puitpost seal vahel, et see rikub kõik ilus ära, et saaks selle ka kuidagi vähemaks teha. Ja tegelikult nii see on. Siin on küll nüüd hetkel on näha, kuidas on täispuitpost, tavaliselt kasutame veel kas komposiitposte või siis on risti teine karkass peal, et me väldime selle külmasilla samuti. Et põhimõtteliselt see külmasild viiakse võimalikult minimaalselt. See veidikene sõltub sellest, milline on ehitus ise ja milline ehitus iseloom ja kui palju see soojustuse kiht peab olema või millist tulemust soovitakse. Aga ütleme, katusele panek pesik ära jookseb pärast. Ja kindlasti me suudame katusele panna pinna, mis on sama kvaliteediga kui siis rullmaterjalid, need ruberoidid, kuidas siis kuidagi keegi nimetab, ehk keskelt läbi sellise mõne millimeetrise kuni 10 millimeetrise kõikumisega. Täpselt samamoodi ka mõnele krohvitavale seinale saame panna sellise pinna, võib-olla veidikene on vaja lihvida ja otse krohv peale, täpselt samamoodi nagu EPSi puhul, samad tingimused. Kui pikalt selle töökogemus juba on nii teil kui ka maailmas, et seal selliseid niiskumise asju ei teki? Ja, meie kogemus on veidi alla 6 aasta nüüd see kogemus, aga maailmas on ligi 60 aastat. Kastepunkt loomulikult tuleb välja arvutada, aga üks tore asi on see, et polüuretaani lase sinna veeaurul sisse liikuda oma materjali sisse, ehk ta ei kaota oma soojapidavust aasta ajas ja teine variant on selle juures see, et ta tagab ka tuulekindluse, ehk põhimõtteliselt me välistame selle, et sinna tekiks mingi kastepunkt ja see tuleb arvutuste käigus või soojustuse paksuse puhul viia sinna soojustusmaterjali sisse, ehk sellega me tegelikult konstruktsiooni ei kahjusta. Me oleme Eestis teinud üle 30 000 ruutmeetri analoogseid töid ja siiamaani pole veel keegi klientidest tulnud kurtma, et oleks kuskil mingi mure olnud. Ja seda kinnitab ka tehas, et nii võib teha. Lõpetuseks tahaksin veel kuuldule lisada, et kui kasutada veekindlat vahtu, see on spetsiaalne vaht, siis see on asendamatu materjal lamekatuste ning kaarhallide soojustamisel.